Tervist, Nooremals! Meil on nii hea meel sind näha. No näed, tore, kui meil kõigi minu üle rõõmu tunne. Just. Sa olid meie Lennud C-klassi juhataja. Jaa. Aga mis aastatel sa üldse töötasid reaalkoolis? 1978 kuni 2017. Nii et sa olid siis umbes samal ajal, kui meie hakkasime keskkooli jõudma, siis sina tulid ka reaalkooli. Jah, ma tulin aasta ennem teid. Nii. Ennem teie keskkooli. Ja sa olid, ja meie C-klass oli sinu esimene klassijuhatamise klass. Absoluutselt. Kas sa mäletad ka seda elamust hakata klassijuhatajaks? Ära räägi. Ma mäletan seda, et mingil hetkel kuulutas tolleaegne õppejuhataja Jõesaar, oli vist Jõesaar, jah. Et, tead, me otsustasime sulle, esimese aasta ma tegin 15 tunniga, ma asendasin seda mangust, eks ole, kes ära läks. Aga siis tuli, sa saad 30 nädala tundi ja klassi ka. Ma ei osanud midagi öelda, ma ei tahmisi rõhku. Aga hakkasin peale ja vaikselt veeres ja nii ta läks. See tookordne kooliaeg on ilmselt natukene erinev sellest, mis need kooliolud on erinevad sellest, milline kool täna on. Jah, ikka on. Mitte ainult selle poolest, et kord on teine, aga kõik tingimused ja ka õpilased on ikka teistsugused. Aga milles see õpilaste teistsugusus täna väljendub? Vaata, kuna või kui sa kirjeldaksid, millised meie olime ja millised on need lapsed, keda sa viimati õpetasid? Teie olite, vaadake, me olime nagu kasvanud kõik ühesugustes tingimustes enam-vähem. Nii mina kui teie. Et see, mis me on vanuse vahe on kuskil 15 aastat, eks ole. Ja kõik see ümbrus ja kõik see ei olnud nagu nii erinev, isegi see rikkuse ja vaesuse vahe ja kõike enam-vähem ühesugused, raamatud ühesugused, kõik oli enam-vähem. Aga nüüd, mida kaugemale jääb see aeg ja mida rohkem nagu läheb tänapäeva poole, seda rohkem muutub ju kõik. Muutuvad tingimused, muutuvad võimalused, muutuvad soovid. Ühesõnaga, see on niivõrd teistmoodi. Ja muidugi ka näiteks, kui ma ütlen oma isiklikust vaatevinklist, eks ole, see, millise kindlusega ma jagasin käske teie ajal, ka klassijuhatajana, millised tõdemused, millised nõudmised, siis mida kaugemale edasi, seda rohkem ma hakkasin tundma, et minu väärtushinnangud ja õpilaste väärtushinnangud hakkavad erinema. Ja kas mul on alati õigus nõuda nende käest alati just nimelt seda, mida mina tahan? Võib-olla, et mõnikord on nendel ka õigus. Ja võt siis ühesõnaga tuleb see moment, kus sa leiad, et rohkem enam ei hakka. Et ei pea mina ennast kindlasti muutma, aga ei pea ka nemad ennast sellepärast muutma. Et ei tekkis konflikte, see oli minu arusaamine, ega see ei tähenda, et kõik peavad niimoodi tegema. Nii et sellepärast oli mul viimane klass lõpetas 2008, aga siis ma veel peaaegu 10 aastat töötasin lihtsalt õpetana ja ma ei saa öelda, et mul oleks lastega konflikte olnud, mul oli suurepärane. Aga just see, see klassijuhatajana, sa pead esitama teatud nõudmisi. Eks ole, ja kui ei täideta, siis siis ise oled süüdi siis. Ja sa pead natukene nende eraellu trügima. Absoluutselt, eks ole. Ja mis ei ole enam nüüd tänapäeval enam eriti minu asi, ei peakski olema, eks ole. Aga on teatud nõudmised, teatud reeglid, eks ole. Kui sa oled alla 18 ja ma näen sind jalutamas õllepudel näpu vahel, ma pean reageerima. Muidu ei ole mina õpetaja. Ära siis tule minu nina alla. Ja siis ma leian, et ei tea. Ei ole nagu mõtet enam nii väga trügida, eks ole, kas ei tähenda, et sa nagu ei hooliks või tahaks, aga lihtsalt, et nagu nüüd on moodne öelda, et igaüks elab omas mullis. Ja igaüks ei pea surmani tööd tegema ka. Absoluutselt. Minu meelest tuleb ikkagi aega võtta ja nautida ka. Ja tihtipeale kipume nagu töö jaoks elama selle asemel, et töötada selleks, et elada. Jah, võt nii see on. Sa õpetasid meile vene keelt ja eks see toonane aeg oli ju niisugune, nagu ta oli ja ega see vene keel nüüd võib-olla meie kõige lemmik õppeaine kui niisugune ei olnud, sest ta oli nagu natuke niisugune pealesurutud keel, millele me
võib-olla ei näinud perspektiivi, kuigi ma pean täna tunnistama vahemärkusena, et see, et ma vene keelt räägin, on minu üks kõige tugevamaid relvasid ja minu tööriistakastis, nagu täna öeldakse, ja see võimaldab mul nagu viisakalt sissetulekut teenida, sest neid, kes vene keelt räägivad, on vähe. Aga no tookord oli see kõik niimoodi, nagu ta parasjagu oli. Aga sa ometigi suutsid meid seda keelt ja kirjandust ja kõike seda kultuuri armastama panna. No tead, ma ei võtnud seda kunagi nii nagu, vaata tookord oli ju loosungist teie ajal eriti, et vene keel kui teine emakeel. Teist emakeelt ei saa inimesel kunagi olla, tal on ainult üks. Ühesõnaga, et ma nagu, kuna tulenevalt oma rahvusest võib-olla ja oma suhtumisest, ma nagu ei teinud sellest ju kunagi poliitilist küsimust, et teate ise, eks ole. Et me võtsime alati seda kui võõrkeelt. Ja ma pean ütlema, et näiteks kui tuli uus Eesti Vabariik, siis alates sellest ajast, kuni väike periood, kusagil ütleme 90ndate keskelt, kuni praktiliselt nende kõikide nende kuskile 14 aastani sa võtsid seda vene keelt õpetada rahulikult. Esiteks, sa ei kasutada juba, teie ajal ma ei tohti nüüd kasutada muid õpikud, kui ainult neid, mis olid ette nähtud ja kinnitatud. Aga siis me hakkasime juba tooma, siin vähemalt meie kool, hakkasime tooma juba Peterburist õpikuid, mis olid mõeldud spetsiaalselt välismaalastele, kus oli hoopis teistsugune ülesehitus, hoopis teistsugune arusaamine, eks ole. Me hakkasime nagu rohkem käima teatris, mida oli juba vaadata. Ma näitasin neile tundides filme, mida ma pidasin õigeks, eks ole. Ma sain nagu palju rohkem teha niisugust asja, mis nagu arendas seda kultuuri rohkem, kui see, kus teie ajal, kus ma pidin näpuga vidama rida, mida ma tohtisin ja mida ma ei tohtinud. Nii et selles mõttes nagu see oli nagu üks kuldaeg. Aga võt siis, kui see poliitika ära keeras, siis läks juba natuke raskemaks. Nii endal nagu sisemiselt, kui ka kuigi meil ei ole ju siin kunagune suhtumist, sest me pole kunagi alutanud. Aga selles mõttes nagu jah, et teie sattusite sellesse aega, kui see oli nagu poliitiline relv, eks? Just, ja vägagi. Jah, just, absoluutselt. Ja teie veel natukene kuni selle, ütleme, kuni see 80ndate lõpuni, eks ole. Aga kas tänapäeva lapsed nagu saavad sellest aru, et tegelikult vene keelt osata on üsna mõistlik? No kas või selleks, et vaenlastest paremini aru saada? Oleneb lapsest, seda oleme neile ka alati öelnud, et vähemalt tunnete maailmast. Saate neile välja öelda, mis te lihtsalt mõtlete. Aga see oleneb lapsest. See oleneb sinu kultuuri taustast. Oli ju meilgi, minu kõige eredam mälestus näiteks teie lõpust oli see, kui Urmas, praegune suur reklaamikuru. Urmas Vilman. Just, põlevis ilmadega saagis vene keele õpikut. Suurest naudingust, et nüüd on läbi ja ta enam ei pea seda õppima. Kusjuures ta saab siis veel väga head õpikud, kus oli Lotmani õpik, Puškin ja Lermontov ja Koogel, kes mitte milleski süüdi nagu ei ole. Me saadame selle koha spetsiaalselt Urmasele, et ta aga see oli lihtsalt tema emotsioon ja ma naeran seda siiamaani, sellest on 40 aastat möödas ja ma naeran seda siiamaani. Nii et võt see näitas nagu seda, eks ole, et igaüks väljadas teda omamoodi, eks ole, niimoodi see oli, mida teed. Ja, te tulite meiega, me oleme A-klassist, mina olen A-klassist, et te käisite meiega meie väljasõitudel ja nii kultuurilistel kui mittekultuurilistel ikka kaasas isegi siis, kui võib-olla meie klassijuhataja ei tahtnud tulla. Inimesed on erinevad. Inimesed on erinevad ja mõlemal pool lauda, ütleme nii, mõlemal pool klassiruumis. Absoluutselt. Aga me saime kuidagi kenasti läbi. Et ma arvan, et see oli see, et te pidasite meid ikkagi inimesteks, mitte loomakarjaks, nagu mõnikord võis mõnes situatsioonis mõne inimesega tunduda. Aga kas see on nagu see edu valem, et õpilases näha inimest? Aga kuidas teisiti saab üldse? See on ju, minu meelest oli see elementaarne ja on siiamaani elementaarne. Et ikka, ma ju tihti pöördusin õpilaste poole sõbrad, mis me teeme või kuidas on või mida, võib-olla, et ma teie puhul ei olnud veel nii enesekindel, ma ju alles alustasin, eks ole. See tuleb kogemustega. Aga see, et õpilased on inimesed, ma arvan, et see tuleb ka sellest võib-olla, et mina ise lõpetasin 7. keskkooli. Ja 7. keskkooli oli väga peenutsev kool. Nii öelgu teise, kui mul oli seal ka lemmikõpetajaid ja kõike, aga ta oli ikkagi oma olemuselt oli ta väga peenutsev kool. Ja ma nii mäletan, et kui ma tunnen reaalkooli tööle, siis minu esimene nii-öelda
jaamatus või oli niisugune, kas niimoodi võib ka, sest siin oligi teistsugune õhkkond. Kui see, ma ei oska öelda kõikide koolide kohta, ma ei ole ju niimoodi olnud, eks ole. Aga võt, kui ma võrdlen neid kahte kooli, kus jõud 7. sajandis väga head haridust, ma ei saa midagi pahast öelda. Ja ma ei tea, mis on seal praegu, eks ole, aga tollest nii-öelda oma võrdlusest. Aga kuidas sa nimetaksid seda õhkkonda, mis siis tookord siin oli, kuidas sa iseloomustaks seda õhkkonda? Inimlik. Okay. Inimlik. Siin ei olnud sõnaga, ma ju ei tea, ega ma ju ei, eks ma olin parajalt naiivitar ka võib-olla mõningal määral ja ega ma ju ei süvenenud kõikidesse nendest alghoobustesse ja, aga kuna mina ei osalenud üheski niisuguses, ma ei tea, seltskonnas või selles või ma tulin nagu lahtiste kaartidega, lahtiste avatud hingega, ühesõnaga mind võeti hästi vastu ja minusse suhtuti hästi ja mina suhtusin hästi ja kõik ja ma pean ütlema, et näiteks Hiias oli ju selles mõttes, tema hoidis oma kooli. Ega tõsi küll pärast oli see Sirgi, eks ole, ega Sirgil ei olnud ka, Sirgil oli oma äripära, me teame seda. Aga ta kooli hoidis ja aga ta hoidis ja kooli. Ma ei unusta kunagi ära see, kuidas kui oli see 80. aasta need noorte rahutused, eks ole, kuidas ta käis ja otsis meie poisse, et need ei oleks seal meie õpilasi see. Ühesõnaga, tema hoidis, tal oli oma, nagu meil kõigil oma igasugused niisugused eripärad. Kiiksud, nagu öeldakse täna. Aga kooli ta hoidis, ühesõnaga, siin on, kuidagi on see kool olnud ikkagi inimeste käes, kes kooli hoidsid. Kes oskasid nagu näha ka neid inimesi, kes siia tulid, alati on ju sattunud igasuguseid sekka, see on ikka nii, aga kui terve nii-öelda see tuumikkollektiiv on normaalne ja inimlik, siis see laieneb ka kõikidele. Eks seal ole muidugi igasuguseid läbi käinud, aga üldine suhtumine on olnud inimlik. Kui sa võrdled meiesuguseid marakratte ja neid lapsi, keda sa võib-olla viimati õpetasid 4-5 aastat tagasi, kuidas need lapsed on muutunud? Või kas nad on üldse muutunud? On. Vaata, praegu on esiteks see, et eks ole ka 4-5 aastat tagasi juba isegi enne seda hakati ju siia valima sisseastumiskatsetega. Teie ei valitud. Teie hulgas oli meil oli piirkonnakool. Just nimelt, piirkonnakool oli igasugused, oli neid, kes tublisti õppisid, oli neid, kes üldse ei viitsinud, aga nagu mingi õppimise kallaks siiski oli, sest kuidagi ikkagi seda rõhutati. Aga praegu ju valitakse välja täiesti niimoodi tipud. See on hoopis teine asi. See tähendab, et eks ole, sa ei pea seletama, võib-olla mõnes aines ja näiteks ka minul on olnud, ütleme neid, kes vene keelt ei taha, aga see oli juba teine küsimus. See ei puuduta enam nii-öelda seda. Aga üldiselt ikkagi on olnud sõnaga õpivad kõik. Et õppimiskallakuga kool on endiselt? Iga absoluutselt. See on küll tore kuulda. Isegi suurem, rohkem veel kui teie olite. Enam ei ole õppenukusid, kus arutatakse kellegi niisuguseid suuri küsimusi, nagu teie ajal oli. Nagu astubki personaalküsimust. Jah, absoluutselt, jah. Nii et selles mõttes nagu lapsed on läinud ikkagi, nad on ise teadvamaks läinud, nad on ise seisvamaks läinud, paljud juba elavad 12. vähemalt, nad on juba 19-20 aastased, eks ole, elavad juba oma elusid, eks ole, aga siiski see õppimine on ikkagi jäänud. Seda on tore kuulda. Üks huvitav tegur on tänapäeva kooliellu juurde tulnud, mida meie ajal oli vähe, kelle nimi on lapsevanem. Meie ajal ju lastevanemate koosolek oli niisugune tüütu sundus, kus korra käidi aastas ja kui lapsevanema kooli kutsuti, siis see oli nagu juba hukatuse või nagu põrgu eeskoda juba. Tead ma nüüd, võib-olla kunagi sõnaga, on olnud üks lapsevanem, kes kaebas minu peale, aga see oli nõukogude ajal, kes kaebas minu peale, vaata ma olen eluaeg suud pruukinud, kui sa mäletad. Kaebas minu peale, et ma ei kasvata noori nõukogulikus aimus või midagi oli. See oli 100. lennuklass, see oli siis lõpetasid 85. Siis ma mäletan, et ma pidin tegema näidis klassijuhataja tunni ja ma olen siiamaani lastele nii tänulik, kuidas see klass ette valmistas, kuidas nad tegid ettekanded NLKP-st ja ma ei tea, kõigest veel. Ühesõnaga, mis näitas, et ühesõnaga mängisite kõik kokku ja ise irvitasite vaikselt. Absoluutselt. Aga see näitas ka nende haridusametnike nõmedust tegelikult, eks ole. Aga et niimoodi, et otseselt õpetama keegi tuleks, et ei ole, uuel ajal muidugi enam üldse mitte.
siis sa oled õnnelikult pääsenud või oled sa suutnud oma isiksusega seda kehtestada, sest see on üks asi, mida paljud noored õpetajad ju tänapäeval kurdavad, et lapsevanemad ei lase elada. Aga see muuseas ongi, ma arvan, et minu aine ei ole olnud lihtsalt seda väärt. Ma tean, et näiteks minu hea kolleeg Aita Ots on matemaatikaõpetaja, on olnud vahest püsti hädas, ja ta näiteks on keeldunud võtmas teatud klasse või teatud asju, kus vanemad väga ühesõnaga persivad. See on nüüd tänapäeval tekkinud mood. Vene keele hinnetest ei huvitanud keegi, selles mõttes mina olen pääsenud. Aga näiteks matemaatikaõpetajad kurdavad küll seda, et kuidas tohib panna temale seda hinnet või kuidas peab olema seda või seda on küll, jah. Mina olen lihtsalt sellest pääsenud. Ja. Sa vahepeal kvalifitseerusid ümber ka inglise keele õpetajaks. Kuidas see sul õnnestus? Teate, ühesõnaga, kui me siin 80ndate lõpul, 90ndate algul, kui Hiias viis meid 2 korral Rootsi, pani kooli kinni, see oli vist veel ennem Eesti Vabariigi, aga juba Nõukogude aja lõpus, ja viis terve kollektiivi Rootsi, 2 korral toimus see. Ja seal muidugi sai suhelda ainult inglise keeles ja siis ta nägi, et ma sain inglise keeles suhtlemisega hakkama. Ja siis ta sõnaga, ja kuna oli parajasti puud nendest inglise keele õpetajast, inglise keele hakkas minema A-keeleks, eks ole, ja B-keelena vene keele tundi jäi nagu vähemaks, et hakka õpetama. Ja siis ma läksin pedasse ja ma sain ka teise nii-öelda kõrghariduse, eks ole, inglise keel teise keelena. Või inglise keel, või õpetaja ikkagi. No jah, ühesõnaga, et nagu, kuna mul oli põhiharidus juba olemas, siis natuke kõrvalt, eks ole. Ja ma mingil ajal natukene õpetasin küll, aga tead, kui sa, ühesõnaga, ega see inglise keel ei olnud mul nii voolav nagu vene keelt, ma räägin vabalt, nii nagu oma emakeelt. Может переходить на русский, да? Absoluutne. Без проблем. Jah, ühesõnaga ükskõik, ma isegi olen tõlkinud siin asju vene keelde ja see ei ole minu jaoks enam mingi probleem nüüd tänapäeval. Aga vaata, inglise keel on see, et kui sa ei ole seda pruukinud niimoodi pidevalt ja ma ei lähe klassi ette asjadega, milles ma ei ole tugev. See on juba iseenda alandamine ühesõnaga. Nii et sellepärast ma natukene õpetasin teatud piirides, milles ma tundsin, et ma tean, see oli, ma mäletan, mis 7. klassis ma andsin natukene ja oli vist üks klass, kui ta oli veel B-keel, kus ma läksin nendega 9. lõpuni, kus ka ei olnud, selles mõttes ei olnud raske nii. Aga siis juba hakkas jälle, tuli vene keele nii-öelda nagu läks see tagasi, me saime natuke tundi jälle juurde ja siis mul ei olnud seda enam vaja teha ja siis ma seda enam ei teinud. Aga jah, ma olen seda teinud. Nii et see näitab seda, et sa oled uudishimulik ja arenemisvõimeline. Ma loodan küll. Meil oli sinuga alati niisugused lustakad dialoogid, mitte ainult mul, vaid ma mõtlen kõigil meil, sest meil oli nagu paljustki muust rääkida kui ainult mitte koolist ja sa tundsid nagu elavat huvi selle vastu, kuidas meil nagu läheb ja millest me mõtleme. Me võib-olla tookord ei saanud sellest nagu aru, aga tagantjärgi mõeldes olid see üks väheseid õpetajaid, kes meie vastu nagu tegelikult ka huvi tundis, mitte ei olnud nagu seal vooluliini peal mingid mutrid, kes mööda vurasid ja et saaks aga järgmised. Aga see tuli ka sellest, et sa lihtsalt oledki nagu uudishimulik ja sõbralik inimene. Võib-olla igatahes olen ma seda teinud siiamaani või tähendab, kuni ma töötasin, et eks see patt oled vahest jutt kaldus kuskile mingisugusele teemadele ja mõnikord kasutati seda ka kurjalt ära. Ja see oli meil üks teadaolev trikk, et kui meil oli kõigil õppimata ja pidi peast vastama, siis me meelitasime sind rääkima millestki, mis sulle meeldis, näiteks muusikast, ja siis sa rääkisid terve tunni meile muusikast ja ei esitanud meile küsimusi nende asjade kohta, mida me olime pidanud õppima. Sellega seoses ma tahan ka ühe asja ära õiendada. Me ükskord vaidlesime vene keele tunnis. Et kas Beethoveni muusika on pigem rõõmus või kurvameelne ja sina ütlesid, et see on ju maailma kõige rõõmsam muusika. Ja mina vaidlesin oma niuksest lapselipkust upsakusest vastu, sa ei saa kõike mäletada, aga ma tahan ära klaarida, et ma olen väga nõus täna, et Beethoven on ikkagi üldjuhul väga rõõmsameelne muusik. Ta on küll võimas, aga ma ka ei ütleks, et ta väga sünge oleks. Ei ole. See oli minu niisugune upsakas ninatarkus, mille eest ma vabandan ja tahan selle ära klaarida. Mul on sul üks küsimus. Kes oli Onegini pruut? Tatjana. Kui tal üldse pruuti võib nimetada. Õigemini Tatjana oleks tahtnud olla tema pruut. Ja siis ta pärast tahtis hoopis Tatjanat, kui ta oli juba kõik vürstiproua. Et mida meile pakutakse, seda me ei taha ja pärast kibedel kahetseme, siis on juba hilja.
Just. Ja mina olen selleni jõudnud hoopis Onegini ooperit vaadates korduvalt nii teatrist kui televiisorist ja nüüd aru saanud, kuidas need suhted seal tookord, mis selle mõisa nimi iganes oli, käisid. Mis selle mõisa nimi oli? Laarinitel, aga Laarinite mõis. Ega ma ei ole kindel, et selle mõisa nimi oli, seda ma ei julge sulle võib-olla seda pole mainitudki seal, jah? Ei, võib-olla on, aga ma nagu ei tule. Ma tean, et see perekond, kes seal olid need Laarinid, aga kas see mõis vaesunud oli ka? Aadlikud. Jah. Ema 2-3 tütrega, jah. No vot, näed, üht-teist ikkagi mäletame veel. No näed. Minu küsimused puudutavad ka just nimelt kultuuri ja kirjandust. Nii, ja nüüd ongi küsimuste aeg meil käes. Kas meil on need küsimused kuidagi valmis? Näed, seal on 2 ümbrikku peaksid olema seal laua peal. Nii, väga hea. Lased olla siis need samad ümbrikud. Just. Nii, aga kas sa tahad oma küsimust kuidagi natuke mingite vihjetega sisse juhatada? Tähendab, ma panin 2 küsimust ja mõnele panin vastused. Need mõlemad küsimused puudutavad vene kirjandust ja on seotud tänapäevaga. Nii, kütad üles juba. Ma ei hakka kommenteerima, aga ma arvan, et kas mõne Tolstoi romaaniga äkki natuke seotud? Ei, Tolstoid ei puuduta. Tolstoid ei puuduta? No, aga siis me oleme väga põnevil. Kas ma pean ütlema, keda see puudutab? Ei, sa ei pea ütlema midagi. Kui me oleme koha peal, siis... Ma parem ei ütle. Ära parem ütle, jah. Aga sõnaga, et kui te vastate, siis te võiksite mõelda tänapäeva olukorrale ja sõnaga, loogilisele mõtlemisele. Jah, me proovime mõelda, mis on kõige tähtsam. Aitäh, et sa oled meid õpetanud ja utsitanud mõtlema. See on, ma arvan, kõige suurem kangelastegu, mis sa meesuguste marokrattide ja kaabakate suhtes suutsid teha. Nii et me väga täname, me oleme veel kord vabandame kõikide sigaduste pärast, mis me oma koolipõlves tegime. See kuulub asja juurde. Ja me loodame, et võib-olla me olime natuke põnevamad kui tänapäevased oivikud. Nii ja naa. Tänapäevast oivikutega on jällegi see võimalus, et sa saad väga paljudest asjadest rääkida, mis on nagu, pakuvad huvi kõigile, ütleme nii, rohkem natuke. Suur tänu, Noora. Aitäh kutsumast, aitäh meelest pidamast ja tervitused kõigile. Ja meie kõik täname. Aitäh. Aitäh.